iga lapsel on ju vaja oma pesapood, päiksekeeri, naerupaja, laulusuud. Tere päevast, kallis rahvas! Meil on infotehnoloogia aasta ja meie distantsõpe on sellele nagu üks suur hüüumärk. Ja sellepärast meil on selline tore infotehnoloogiline aktus täna. Palume edasi esinema meie kooli direktori. Vallavanem, lugupeetud lapsevanemad, külalised, kallid õpetajad ja loomulikult kõige tähtsamad isikud täna lõpetajad. Kui neid lõppaktusi on ennegi olnud ja kui on tulnud kõnet pidada, siis ma olen üritanud alati leida midagi sellist, millega mingisugune lendab ajalukku ja midagi erilist. No, teie puhul ei ole siin mingit kunsti, sest sellist õppeaastat tõesti mitte kunagi veel olnud ei ole ja et ei tuleks ka. Et tervelt peaaegu 3 kuud pidite kodus olema ja nagu seda arvutivahtimistel vähega oleks, siis õppima ka veel selle abitundide viisi. Nii et loodan, et suve jooksul nüüd saate silmi puhata ja hoopis muude asjadega tegeleda. Kuna lõpueksamid sel aastal teil teha ei tulnud, siis ilmselt see oligi nagu väikese auhinnang siis selle kodus õppimise ja üksteisest eemaloleku eest. Sest ega tegelikkuses ju kooli tullakse ju ikkagi hommikuti ka sõpradega kokku saama, sest oma klass ja mõned teised klassid suhelda on ju tore. No kui ikka tavaliselt võiks ja peaks ju midagi tarka ja tähelepanu väärselt teile soovima teile kaasa. Et võib-olla siis näiteks kasutaks ära kuulsa maalikunstniku Pablo Picasso mõtet, kes veel kõrges eas ütles ka, et ma püüan alati teha midagi sellist, mida ma veel ei oska. Ehk siis see on minu jaoks esiteks põnev ja teiseks see sunnib mind pingutama. Nii et võib-olla üks selline soovitus olekski, et ärge mingil juhul kartke uusi asju õppida, ärge kartke uudishimulik olla, küsida, pärida, sest kindel on ju, et ega see kooliteed praegu seda ei lõppa, see on üks pisikene vahepeatus ainult, et saaksite edasi minna ja omale eluks meeldivat eriala omandada. Lastevanemate ja kooli koostöö pani ka see eriolukord meil siin parasjagu proovile. Lapsevanemad said proovida, kui tore ja rõõmustav see õpetajaamet kah on. Samuti oli ka vastupidi ja igasuguseid digi ja nii nagu sissejuhatuseks öeldi, et meil digiaasta on see aasta, et loodus pani sinna oma survet veel juurde. See laste kasvatamise koostöö kooli ja kodu vahel ongi üks selline huvitav protsess, et keegi tark on ütelnud, et umbes esimesed 2 või 3 aastat me pingutame hirmsasti, et õpetada laps õndima ja rääkima ja tegema. Ja siis ülejäänud päris mituteist aastat, eriti kui ta kooli tuleb, siis me üritame teda sundida paigal istuma ja vait olema. Et niisugune keeruline värk on see lapse kasvatamine. Aga nagu näha, koostöös on meil õnnestunud nende noorte inimeste elu siiamaani juhtida, et on täna võimalik oma
karmidesse reeglitesse ära mahtuda, siis me pidime nemad ohverdama ja enamus õpetajad on kodus praegu. Aga nende kohta lugesin ka hiljuti ühte sellist toredat nalja, et üks keskaegne naljahammas oli ütelnud niimoodi, et üks korralik õpetaja on ja peab olema täielik eesli, sest et ega päris normaalne inimene sellist ametit ei pea. Aga võib-olla just tänu sellele eesli võikpäisusele, kangusele, järjepidevusele, mis õpetajale omane on, saamegi me lastest suured ja toredad ja noored inimesed välja kasvatada, nii et aitäh ka nendele eesli sarnastele õpetajatele, vabandust. Aga nagu välja öeldud, on põhikooli tunnistus teil auga välja teenitud, aga et see asi oleks tõesti ametlik, siis ma palun õpetaja Kalli endale appi. Tema loeb ühe tähtsa dokumendi ette selle kohta. Paar sõna lühidalt enne ka, see meenutab rohkem küll sünnipäeva laulu, aga olud on sellised, et igal ühel teist on siin kena kott, mis sisaldab muuhulgas sellise mälestuse albumi, kus teie kenasti sees olete koos õpetajatega, siis selline pildikene mälestuseks enale või lauale panna. Tehnoloogiaõpetaja initsiatiivil on üks tore libur teile juubeli puhul, kes sellist ei ole tõesti mitte kellegi siin akupangaga, saab selle kenasti ööseks omale näiteks hämaraks öölambiks kasutada. Siis on siin kotis loomulikult tunnistus, hiineteleht, mis siin veel oli, raamat on kõigile tunnustuseks ühendusega kooli poolt, siis on paljudel teist on esimese klassijuhataja poolt üks väike kingitus, sellest tuleb vist veel juttu pärast üks pöördumine on tema õpetaja poolt teile. Siis on siin ühe tubli tüdruku üles kasvanud perele on üks väike tänukirja teil on selle lapse kotis. Ja hiljakesed loomulikult erinevatest külalistest, nemad räägivad ise, kelle lilled siin kõik on. Ja protsess on siis selline, nagu kokku lepitud, et kelle nime kõlab, siis tuleb, kuidas see oli, kuni võttis kõigepealt oma kotist tunnistusi, pildi ja nii edasi. Te juba teate küll. Olgu. Pärnu kooli direktori käskkiri. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine ja õpilaste kustutamine kooli nimekirjas. Võttes aluseks Pärnu kooli õppenõukogu 5. juuni 2020 aasta otsuse number 16, põhikooli lõputunnistuse väljaandmine antakse välja põhikooli lõputunnistused ja kustutatakse alates 9. juunist 2020 kooli õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. Tauno Haas, tunnustada raamatuga, anda välja ainekiituskiri väga heade tulemuste ees ühiskonnaõpetuses, muusikas, kunstis ja kehalises kasvatuses. Aplausid!
tulemuste eest bioloogias, geograafias, eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, vene keeles, matemaatikas, füüsikas, ühiskonnaõpetuses, muusikas, kunstis ning käsitöös ja kodunduses. Ja otis on tänukiri Anneli Sootna ja Jaanus Sootnale. Lanen peab see heaksatamise eest. Kollane roosiõis on seal emale. Paber oli saanud. Kertu Vellemäe tunnustada raamatuga, anda välja Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, kunstis, muusikas ja kehalises kasvatuses. Allkirjastatud digitaalselt Valdo Rojala, direktor. Võtan liiaks pane ka võtti, aga... Ja kuna neid kenasid suveliire jäi siia üks komplekt järgi, siis need ei jäänud siia mitte niisama, vaid saab klassi pärast endale kõik koos selle kena leelekinguga ka. Aga igal juhul edu teile noored ja üks asi, mis veel millega teil võib-olla natukene vedas, et meie nädal tagasi oleks siin pidanud toimuma meie kooli 100. juubelipäeva pidustused. Aga nüüd te saate tulla järgmisel aastal juba vilistajate pidusse, nii et muidu oleks pidanud siin esinema ja ei tea, mida tegema. Selles mõttes teil ka vedas. Aga igal juhul kõike kena teile ja ilusat suveldust.
seal ekraani taga kui ka kohal olevad õpetajad ja lugupeetud lapsevanemad ja lähedased. See on tõesti eriline lõpuaktus, sest tegemist on erilise aastaga. Järelikult olete ka erilised õpetajad. Ja neid põhjuseid on kohe hästi mitu. Aastanumber 2.0.2.0 2020. Väga kallis. 100 aastat kooli. Armast kooli. Miks ma ütlen julgelt armast kooli? Nagu te teate, ei ole mina kohalik ja ei olnud paljudes kohtades ennem käinud. Aga ma esimest korda siia kooli tuli ja seda kooli lilleveenat ja kõike seda, mis on ümber maja, siis mul ei olnud muud sõna öelda. Appi kui armas. Teie olete selle armsa kooli lõpetanud. Nüüd juba lõpetanud. Mis selles aastas siis veel on erilist? Kindlasti ei ole mitte keegi siin saalis pidanud enne kasvatama sõna koroona, pandeemia, 2+2. Maailm on hulluks läinud. Haigus, mure. Meil on läinud hästi. Mul tulevad praegu veel kümme välja peale, kui ma mõtlen seda, mis on märtsi keskel, märtsi lõpus. Mu pojad ütlevad, ema, ma olen täna oma lastele, minu lastelastele saanud päris selgeks 6. klassi matemaatika, 4. klassi inglise keele, sest see õppimine virtuaalselt kaugteel ei ole olnud kerge ei õpetajate ega lastevanemate jaoks. Rääkimata õpimistest, rääkimata lõpetajatest. Te olete suurepäraselt hakkama saanud. Te kõik olete väärt ühe hea ja armsa suvepuhkuse, aga 2+2. See kehtib meil veel kaua. Uskuge, see on asi, mida tasub veel hoida, sest me ei tea, mis tuleb. Täna hommikul raadiot kuulates ja nüüd tuli kohe üle peale. Hiinas on uus lahendus. Aga meil ei tule, sest me oleme tublid, just nii tublid, nagu teie kõik siin saalis. Ja selle eest aitäh teile. Head õpetajad, jätkugu teil ikka jõudu. Nutta koos lastega, naerda koos lastega ja vanematega. Ja lapsevanemad. Suured teised eks. Juba 16 ja 15, enamustest ikka 16. See on alles esimene lõputunnistus. Ja kui ma ühe sõnagi kuulen, et see jääb teie viimaseks lõputunnistuseks, siis me läheme riidu. Ja minuga riidu minna ei ole mõtet. Ausõna, sest annab selle tunnistusega ei ole siin meelekus maailmas eriti midagi teha. Pole tähtis, kas te lähete gümnaasiumi, kas te lähete kutsekooli. Tähtis on see, et te edasi õpite ja kohe mitte vahet vahele jätta. Seda ma tõesti teile palun. Aga sellel vaheajal ärge kaistage, ärge suudelge, vähemalt võõreid mitte. Ja jääge terveks. Palju õnne teile kõigile. Ja mingu meil elus ikka hästi. Ja jälle üks teetähis, kuid siin ei lõpe veel midagi, on algab nii palju. Aitäh teile! Tohib vähemalt niimoodi näppu vahele üle anda palju rektorile. Tegelikult läks segamini. See oli mõeldud. Vahetame ära. Hakkasin värvi järgi vaatama.
Järgmisena ma loen teile ette telegrammi õpetaja Merlelt. Armsad lõpetajad Janeliis, Kertu, Kristjan ja Tauno. Õpi tegema siis, kui ei taha ja leppima siis, kui ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime ja kuulama ning kuulama ka. Kuulma ja kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Õpi jätkama valitud radu ja vabanda, kui sa teed vea. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Mõnusat lendu soovib teile esimene õpetaja Merle. Järgmisena on väike 8. klassi tervitus. Tahad olla vaba, ole vaba, olgu kõrgem, kaunis sinu lend, kes võib teada kuskil teede taga, on ehk, mida oled igatsenud. Järgmisena võtab sõna kooli huvijuht ja muusikaõpetaja. Arvake ära. Nii, mina tahan tänada eriti just Janeliisi ja Kertut, et nad on olnud kõik see aeg Noorteühing Eesti 4H liikmed ja alati aidanud, kui vaja on ürituste läbiviimisel seal. Ja seesama, mis siin oli tore Playboxi õhtujuhid olid kahekesi, Janeliis ja Kertu, see oli üks väga tore õhtu. Ja muidugi poisid, te olete ka alati olnud selles mõttes tegijad, kui ma teid käsin. Ei ole olnud, et mina ei tee, mina ei taha. Nii, Kristjan, mina teen selle ära. Okei. Tehtud. Ja Markuse huumor muidugi, see on selline, mis võtab jalust nõrgaks vahepeal täiesti. Tõesti, ära unustama head huumor. Nii, ja Tauno on tublituse etalon postist muidugi siin klassis. Ja tüdrukud ma kiitsin juba alla ja peale ja ette ja taha igale poole, nii et väga tore ja loodan, et te ei unusta ka muusikat, sest ka 4H kooris olite te mul seal kogu aeg olemas. Kuigi teid hästi kuulda ei olnud, aga mis tühi sellest. Kuidas on, iga inimene loeb. Just, täpselt. Ka meil. Nii et ilusat lendu teile ja ma loen teile ka ilusa ütlemise, ma ei tea, kas see on luuletus või mis see on, aga mulle meeldib seda ikka jälle öelda, et nägu olgu teil alati naer täis. Pea olgu teil alati mõtteid täis. Käed olgu teil ikka tööd täis. Süda ärgu olgu teil kunagi täis. Kõike head teile. Ja meil on tegelikult paar sooja sõna soovinud öelda ka meie raamatukogu juhataja Enn. Ja kuna õpetajad nüüd täna siia tulla ei saanud, siis pidi meie 9. klass tegema ka nende tervituse meile siia digitaalselt. Õpetajad, kool on nagu hüppelaud ellu astumiseks ja õpetaja ei saa teha rohkem,
kui meid hoovutul julgustada. aga nad püüavad, annavad parima, vahel natuke rohkemgi. Ning meie, lõpuks ametivabad, ihkame ära, ütleme sõbraliku uhkusega head aega ja kõnnime minema. Teadmata, et meisse jääb igavesti osake teist. Oleme teile väga tänulikud. Õpetas meid tundma, kirjutama ka. Hoolge vaeva meie pärast palju tundma peab, palju tundma peab, palju tundma peab. Meie murest, meie rõõmust ikka kõike teab, ikka kõike teab. Kui ma ükskord suureks kasvan, arstiks õppin, siis arstiks õppin, siis arstiks õppin, siis talle esimeseks kingiks imerohuviin, imerohuviin. Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta. Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta. Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta. Tähti õpetas meid tundma, kirjutama ka, kirjutama ka. Hoolge vaeva meie pärast palju tundma peab, palju tundma peab, palju tundma peab. Meie murest, meie rõõmust ikka kõike teab, ikka kõike teab. Kui ma ükskord suureks kasvan, arstiks õppin, siis arstiks õppin, siis arstiks õppin, siis talle esimeseks kingiks imerohuviin, imerohuviin. Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta. Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem. kas on äkki keegi, kes soovib sõna? See on hea koht, kui vaikust oleks vaja, siis võib küsida seda, jah? Siis saab hästi vaikseks saali.
See tähendab siis seda, et meie aktus hakkab jõudma lõpukorrale ja nüüd tuleb meie viimane ilus laul veel. Sest mida me muud ikka tahame kui suve? Ma tahan päikese palavaid varbaid, ma tahan lillede kirevaid päid, ma tahan kuugite heledaid hambaid, ma tahan kõike, mis suvega käib. Ma tahan hullata lahedalt õues ja et mu jalga ei pigistaks king ja sooja suveöö tunneb mu põues ning linnulaulus siis rõkkamas hing. Ma tahan suve, lõputut soojust tahan suve, randa ja merd ma tahan suve, piiritut küllust tahan suve, ma tahan suve, ma tahan suve, lõputut soojust tahan suve, randa ja merd ma tahan suve, piiritut küllust tahan suve, lõputuid õid. Ma tahan suve, ma tahan suve, ma tahan pilditut heledat taevast ja värviküllust, mis lõputu näib ja helekollase liblika lendu. Ma tahan kõike, mis suvega käib. Ma tahan suve, lõputut soojust tahan suve, randa ja merd ma tahan suve, piiritut küllust tahan suve. Ma tahan suve, ma tahan suve, lõputut soojust tahan suve, randa ja merd ma tahan suve, piiritut küllust tahan suve, lõputuid õid. Ma tahan suve, ma tahan suve. Ja edasine programm on siis sedasi, et meie lõpetajad lähevad siit saalist välja ja teie võite minna siis, kui nad on siit viimane sealt uksest välja läinud, siis siit teisest uksest minna neile vastu, sest nad tulevad alla ja õues saame kokku ja seal saate omadega alistada ja musitada ja võõrastega lehvitada. Nii et aitäh teile tulemast ja kohtume edaspidi veel kindlasti.